videolõunatund Nõmme raadios. Tere taas lõunatund Nõmme raadios ja kõigepealt muidugi suur tänu kõikidele toetajatele, loodame, et teid saab rohkem. Sellisel viisil saame jätkata ja selline lugu ka, et eelmisel teisipäeval kindlasti paljud kuulsid ja nägid ka, et Margus Lepa esines teile juba, aga kuna pingutus oli suur ja siis ravimite hulk, mis selle tarvis ära söödi ka, et eks see raskelt mõjus ja selle teisipäeva kohta ei oska veel mitte midagi, ehk homse kohta ei oska mitte midagi veel öelda, et kas tuleb või ei tule, see oleneb kõik, kuidas Margus ennast tunneb. Aga niisiis veel kord tänu kõikidele toetajatele ja me läheme oma tänase saatekavaga nüüd vaikselt edasi. Või õigemini oleks öelda siis, või õigem oleks öelda, alustame. Niisiis, üks harukordne ülestunnistus tuleb, mis on selline suhteliselt haruldane meie ajakirjandusmaastikul ja isegi ametlikus keeles väljendutena kõlab ta üsna selliselt hirmutavalt. Ja nimelt, Eesti Pank ütleb, Eesti Pank, riigi rahanduse seis on kriitiline. Mille pärast see on oluline? Oluline on ta eeskätt selle pärast, et pange nüüd siia kõrvale kõik maailma parima rahandusministri väited selle kohta, kuidas meil on kõige parem, kõige uhkem, meil läheb kõige paremini, ainult et meil on liiga palju autosid, jõukus seda kõike ei luba ja nii edasi, nii edasi. Kõik on kõige paremas korras, ainult makse tuleb kehtestada kogu aeg. Ja nüüd ütleb Eesti Pank, kes on siiamaani Eesti riigile olnud enam kui lojaalne. Sellepärast, et ta siiski võimaldab, Rahvuspank küll, ega tal ju mingisugust funktsiooni tegelikult ei ole. Me oleme Europanga üks või Euroopa Keskpanga lihtsalt, kas filiaal või osakond või esindus või ükskõik mis mingisugune harukene, aga Eesti Panka kui sellist, ei eksisteeri. Muide, üks naljakas lugu on, et Eesti Panga põhikirjas on ka, et Eesti Pank emiteerib siin käibel olevat valuutat. Aga ei ole teada küll, et Eesti Pank emiteeriks siin käibel olevat, mis siin käibel on, euro. Ei emiteeri, aga olgu pealegi sellega, kuidas on. Ja nüüd Rahandusministeeriumis samal ajal, pange tähele, milline analüüs on valmis saanud. Loen jälle ette. Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik. Eesti automaksu koormus on Euroopa kontekstis tagasihoidlik ja jääb alla enamiku Lääne- ja Põhja-Euroopa riikide automaksu tasemele. Nii näitas Rahandusministeeriumis valminud analüüs. Analüüs tõi välja, tegelikult analüüs ei toonud välja, aga need, kes analüüsi kirjutasid, need tõid välja. Et rohket kriitikat pälvinud automaksu kohta on üks sagedamini kõlanud argumente, kuulake nüüd, et see moodustab liiga suure osa auto hinnast, kuid rahvusvaheline võrdlus näitab vastupidist. Mida see viimane lause tähendab, ei ole aru saada. Ja kes on kunagi lihtsalt öelnud, et häda on selles, et see automaks moodustab liiga suure osa auto hinnast. Jutt on olnud kogu aeg sellest, et ta on üle jõu käiv paljude jaoks, olukorras, kus autole mingisugust alternatiivi ei ole ja ta on hädavajalik ja paljud inimesed ei tule lihtsalt selle maksmisega toime. Ja kui me Põhja-Euroopast räägime või Lääne-Euroopast, tooks siia palga ka kõrvale ja hakkaks siis targutama. Tähendab, võtame protsent, kui suur on automaks. Keskmise Saksa bürgeri või siis Göteborgi mingisuguse linnaelaniku palgast. Ja siis hakkaks edasi rääkima. Aga Rahandusministeerium on selle analüüsi teinud, keegi on sellest palka saanud ja ligi särab kõiget selle taustal, et kuulutab, ta arvab siiamaani, et ta on maailma parim. Aga olgu. Nüüd, kui üks väike apsakas, keeleapsakas võib palju mõjuda. Pildid esimesest lavaproovist, jutt on Eurovisioonist, ma ei tea, kas ta juba oli või tuleb alles vist. Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lava sõuga. Sõugruvi ei siin ei ole, aga kui lava sõu on, siis pärast võib küsida, et kuidas see sõu oli. Siis inglane ütleb, et ameeriklane ka. So,
noh, oli kah midagi või käib kah. Väike konks, nii, Ken Saan viib Florian Vaali 9. mail Narva, see on siis paar päeva tagasi, Narva Jõeäärde venekeelset Mu vend on lesbit esitama. Noh, väga huvitav oleks teada, mis sõnumiga viiakse Florian Vaal, kes ei ütle, ma pakun välja, enamusele Eesti inimestest ei ütle see nimi mitte midagi. Aga kuulda on, et mingite inimeste seas on ta ülipopulaarne, lisaks sellele on ta populaarne ka teatud ringkondades, sellepärast et tema seksuaalne orientatsioon pidi olema tavalisest erinev, ei tea, milline see on, aga erinev. Ja siis kuskil siin kas Estonias või mõnes mingis muus kontserdi paigas tõmmati ta trossidega lava alla, kiigutati kuidagi moodi ja siis ta laulis sealt mingisugust vastavasisulist laulu. Aga nüüd läheb ta laulma venekeelset Mu vend on lesbi. Tähendab, mis teate annab venelastele edasi mingisugune meesterahvas, kes on riputatud trossiga, kas või selle Narva jõe kohale, kes laulab vene keeles, õigemini kuskilt on see playback ilmselt tulemas, mingisuguse CD või tont teab mille pealt, ja laulab laulu Mu vend on lesbi. Venelased, kes on teadupärast sellised üldiselt võrdlemisi traditsioonilise maailmavaatega ja kelle seksuaalne orientatsioon on paljude meelest konservatiivne ja üdini vastik, sellepärast et seal ajavad mehed endiselt naisi taga, aga vahel võib-olla ka vastupidi. Noh, väga raske öelda, aga keegi, vähemalt Florian Vaal sai kindlasti makstud ja kindlasti need asjaosalised ka, aga mis argumendiga seda raha mindi küsima, võt see on küll nüüd arusaamatu, sellepärast et kui keegi tuleks teie juurde, esimene asi on, mida te küsite ilmselt, mis sellest kasu on või mida me sellega näitame, mida me sellega tõestame ja missugune on see rabav sõnu, mis peaks kohe teise kalda, Narva jäi teise kalda põlvest nõrgaks võtma, aga ei tea, maitse asi. Nii, uus seadus kaotab maakonna raamatukogudes 4 riigipalgalist töökohta. Uus seadus esiteks ei kaota mitte midagi. Kaotavad need inimesed, kes selle seaduse välja annavad. Selle seaduse kaudu kaotatakse maakonna raamatukogudes. Aga lõppude lõpuks, milleks poolel teel siin pidama jääda, võiks ära kaotada terved raamatukogud. Maaraamatukogu. Maainimesel ei ole seda vaja, kuigi tegelikult tundub vähemalt niimoodi empiiriline kogemus näitab, et maainimene loeb palju rohkem kui see linnainimene, kes on põhiliselt ametis oma Facebooki, Instagrami, X-i kontod ja tont teab mingite sotsvõrgustikega. Või kui loeb, siis on see järjekordne mingi seltskonnatähe, kes äsja sai 12-aastaseks selle eluloo kirjelduse uurimisega. Nii. Vaat nüüd on midagi päris toredat jälle. Riik otsib ideid nõukogude aegsete tüüpkoolimajade uuendamiseks. Riik otsib ideid. Kõigepealt oleks vaja teada seda, miks neid on vaja uuendada. Võib-olla tõesti on vaja uuendada, sest pragu on seinas, katus laseb läbi, keskküttesüsteem ei tööta, lekib, tilgub või on siis mingi kuskilt tapeet või värv maha koorunud, on vaja teha remonti, aga kõigepealt nüüd otsitakse ideid selle kohta, miks oleks vaja hakata uuendamisega peale hakata. Või tähendab, milleks on vaja uuendada tüüpkoolimajad. Mis selle tüüpkoolimajal tegelikult viga on? Mitmed tüüpkoolimajad seisavad siiamaani, on endisel Eesti ajal ehitatud, mõned veelgi vanemad ja on ka teatud tüüpide järgi ehitatud. Mis teil viga on, kuidas sooja peavad, õpetajaskond on tore, õpilased täpselt samamoodi. See hoone iseenesest on kõige viimane, mida siin uuendama peaks hakkama ja tegelikult oleks kõigepealt vaja vaadata, mis seal koolides sees toimub ja nende uuendustega on küll mindud nüüd natukene liiale, aga kala hakkab ikka peast mädanema ja ega Kristina Kallas ei ole ka kuidagi moodi tagasi hoidnud nende üsna jaburate uuenduste juurutamisega, just mis koole puudutavad. Aga olgu, maitse asi. HTM, nüüd see on Haridus-Teadusministeerium, strateegia direktoriks saab Kristi Klaas.
nüüd ma ajasin siin sassi, näete, et juhtub ka paremates peredes. HTM-i innovatsiooniprojekti juht on olemas. Innovatsioon, kõigepealt, teeks selgeks, mis asi on innovatsioon. Innovatsioon reeglina puudutab protsessi, aga mida seal muutma kavatsetakse hakata, ei tea. Nüüd on tüüpkoolimajade tervikrenomeerimine oluline samm ruumilise hariduslõhe vähendamiseks. Ruumiline hariduslõhe on mis asi? Kas ühed õpivad ülemistel korrustel ja teised alumistel? Kas on üks klass on ida pool ja teine on lääne pool, vastavalt siis päike paistab õhtupoole või hommikupoole või kuidasmoodi? Või on mõni klass hoopiski soklikorrusel, mõni töökoda või veel midagi? Ruumilise hariduslõhe, tähendab selline ametikoht otsekohe võiks olla taandatud ja haridusministeeriumi juurde me tuleme täna siin korraks veel tagasi. Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas. Riigikantseleil tuleb välja, on ka strateegiadirektor. Mis ta teeb? Viimased 3 aastat Kliimaministeeriumi asekantslerina töötanud Kristi Klaasist saab Riigikantselei uus strateegiadirektor. Kliimat ei saanud ära pöörata või kliimapööret ei saanud ära hoida, aga võib-olla saab midagi tehtud või ära hoitud vähemalt haridus- ja teadusministeeriumis. Ja mis ta siis teeb? Strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikasuundade koordineerimisel ja planeerimisel ning juhib strateegiabürood. Mis ta tegema siis peab või mis seal tulemus peab olema, ei ole juttu. Muu hulgas aitab ta tagada valitsuse prioriteetide täitmist. Tähendab, prioriteedid on need, mis vajavad täitmist. Täidetakse mingisugust auku, lünka või veel midagi, aga prioriteete täidetakse ka. Ta toetab efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja tööd. Tuleb välja, et on olemas ka mingisugune efektiivsuse ja majanduskasvu nõukogu. See ei ole siiamaani kuidagimoodi oma ametiülesannetega toime tulnud, sellepärast, et meie majanduskasvuga on nii nagu on ja efektiivsusest rääkida ei saa, võtke või Rail Baltica 19 aastat ehitatakse, miljardid on, võib öelda, raisatud, rööbast maas ei ole. Rail Baltica, tuletab meelde, Balti raudtee ehitati valmis 1870, 13 kuuga. Paneme siia kõrvale näiteks selle samase Tallinna hipodroomi ristmiku, mis on 300-400 meetrit võib-olla ja mille ehitamiseks kulub 1,5 aastat. Ju siis nii on. Kust me räägime siis töö efektiivsusest või mingisugusest muudest sellistest asjadest olukorras, kus meil on Excelit, mobiiltelefonid, Mercedes-Benzid ja tont teab veel ja maailma parim rahandusminister. Aga hakkama ei saa. Euroopa Liit kaalub süsinikumaksu erandit Ukraina olulisele sõjalisele ressursile. See on üks tore pealkiri. Selles mõttes Euroopa Liidus arutati, aga sealt tuleb ju mingisugune malm ja sealt tuleb veel üht-teist, seda meil väga vaja. Ja kuna meil seda väga vaja on, siis teeme erandi. Ja mitte Euroopa Liidul ei ole seda vaja, vaid on teatud töösturitel vaja ja teatud töösturitel on vaja oma kasumite kasvatamiseks. Ja kui küsimuse all on ikkagi mingisugused väga suured rahad, siis võib ju eranditel loomulikult vastu tulla. Meil ei tee keegi mingisugust erandit, kuigi me näiteks ütleme, et me tahaks ka olla energeetiliselt sõltumatud, me tahaksime siin võib-olla põlevkivi või selle mingisuguseid produkte põletada, saada sellest elektrit, teha seda kuidagi mõistlikult. Ei, siin ei ole mingit vastutulekut. Aga niipea, kui on tegemist mingite suurtemate võllidega, siis olge hea ja erandid on väga kiired tulema. Energiaettevõtted soovivad meil, et riik tagaks gaasijaamadele tulukindlusele. Tulukindlus. See tähendab, aga mismoodi energiaettevõtted erinevad igasugustest teistest ettevõtetest. Palun väga, me hakkame homme Margus Lepaga tegema hoopiski pontsikuid, pirukaid ja sõõrikuid ja me soovime, et riik tagaks meile tulukindluse. Muidu ei hakka tegema, palun olgu garanteeritud, kuigi inimesed näiteks meie sõõrikuid, pontsikuid ja neid lubatud saiakesi näha ka ei taha, sellepärast, et nad tõepoolest ei ole kuigi head ega maitsvad ja vaatamata sellele siis ostku riik ära maks, kui meile tulu vahelt kinni. See on täpselt see samane asi energiaettevõte. Energiaettevõte
ettevõte nagu iga teinegi peaks iseendaga toime tulema. Kui ei saa hakkama, olge head, võtke energeetikud tööle tagasi. Näiteks Eesti Energia esimene, mis ta tegi omal ajal, kui üle võeti, energeetikud vallandati. Ja võeti asemele kõik võimalikud raamatupidajad, endised suusavabrikandid ja muud tegelased, kellel energeetikast õrna aimu ka ei olnud. Muide, Kersti Kaljulaid jõudis vahepeal olla ka elektrijaama suur pealik. Aga seal ta sai ka kuulsaks või suisa legendaarseks oma väljaütlemistega Eesti elektrinduse kohta. Kersti Kaljulaid juurde tuleme natukene hiljem. Nii, siseminister ei luba Riigikogu liikmetel avalikult rääkida, kui palju on aastate kaupa jälitustoiminguid tehtud. Nüüd ta tuli julgeolekuasutuste kontrollikomisjon on olemas. See on Riigikogus. Tuletame meelde, et Riigikogu on seadusandlik võim. Ja nüüd tuleb seadus täitva ehk täidesaatva võimu esindaja, kelleks Igor Taro on, saadab nad, kus päike ei paista, ütleb, pole teie asi. Kui meil mingi demokraatia siiski veel eksisteeriks, siis oleks järgmisel päeval Igor Taro töötu, täiesti kindlalt. Tähendab, Riigikogu liikmed tuleksid kokku, oot, mida see täidesaatev võim endale lõppude lõpuks lubab. Tuleb kokku, võt selline isik, kes ei saa aru riigi toimimise põhimõtetest, ei saa aru võimude lahususe põhimõttest, selline inimene meil ühte ministeeriumit juhatada, juhtida ei saa, lihtsalt ei ole võimalik. Aga võib-olla just sellist teadust Taro Moskvas õppis omal ajal, arvestades ta lastetuba, ega siin midagi imeks ka panna ei ole. Nii, hipodroomi ristmikul see öötööd ei tule, ehitaja peab sel viisil ehitamist mõeldamatuks. Ehitaja ütleb, et öötöö on mõeldamatu. No loomulikult. Mulle ütles mu hea sõber, pinginaaber, kes on päris ehitaja, kes on südamelt ehitajad, ta on tipis lõpetanud ehitusala ja on hingega asja küll. Ma rääkisin talle Balti raudteest ja ütlesin, et seda ristmikku, teed ristmikku ja Balti raudteed või siis seda Rail Balticut ehitatakse. Ta naeris ja ütles, et sa oled õelavõitu lihtsalt. Sa tahad inimestelt raha ja töö käest ära võtta. Kui seda oleks võimalik ka veel pikemalt ehitada ja suur osa inimesed oleksid sellega vägagi rahul, sellepärast et rahad ja igasugused muud hüved tilguksid ju oluliselt kauem. Aga olgu pealegi, maitse asi. Otse Postimehest ütlevad meile niimoodi. Mihkel Nestor, majanduse mõttes on Soome kõige süngem paik Euroopas. Seal pole ühtki valguskiirt. Tuletame meelde, et Soomes on ettevõtted, mille käive on suurem kui Eesti riigil tervikuna. Nii et ma ei tea, kas sotsist isa on kuidagi oma maailmavaate edasi andnud või ei, kõigepealt oli ta kommunist, siis hakkas sotsiks. Aga uskumatu, et Soome on kõige süngem paik. Samal ajal mingisugused kokkuvõtted ja analüüsid laialt avaldatud, ütlevad Soomes inimesed kõige õnnelikumad ja nüüd ütleb Nestor, et see on hoopis kõige õnnelikum olemine, see tähendab ka kõige süngemaid väljavaateid. Pange need asjad kuidagi moodi kokku, no ei taha asjad klappida. Vilja küsib, Kristina Kallas, Karisel ei ole Riigikogus hääli, arusaamatu, miks ta tekitab välispoliitilist ebakindlust, kuna tal ei ole Riigikogus hääli. Seda ütleb meile Kristina Kallas, kelle partei toetus on veidi üle 1%. Kelle hääled on Kristina Kallasel? Päris siiralt. See on huvitav partei, kus on veidi üle 500 liikme, mis kulutas valimistel veidi üle 18,000 euro ja mille suur hulk liikmeid on ministri ametis. Täiesti uskumatu, aga selline partei on meil täiesti olemas. See paneb muidugi küsimus olla ka, milleks ta tekitati, kes ta tekitas ja mis eesmärgil see kõik toimus. Küsimuse märk.
Henrik Hannes Herkel ütleb meile niimoodi. Eesti peab triivima USA-st aina kaugemale. Seejuures ei tohi me teda avalikult kritiseerida. Vaat siin on siis see kvintessents Eesti poliitilisest maamehe tarkusest. Ikka eemale samal ajal ei ütle ka nagu midagi, vaatame, kus vesi sügavam, varastame sealt, kus on võimalik ja samal ajal siis, no, vot see on, asja nimi on komfortsus, ehk siis iga tooli peal tahaks korraga istuda, nagu oleks tagumikke rohkem kui kannikaid. Aga olgu jällegi maitse asi. Meelis Oitsalu ütleb meile, Kaitseväe juhataja leiab, et Eesti ühiskond alahindab ohtu 2027. aastaks olevat Venemaa armee ründevalmis. Meil on kogu aeg rääkinud, et Venemaa on sodi, kõik on maha löödud, kõik on ära tapetud, sees käärib, vahepeal oli, et Putin on juba surnud, teda asendab teisi. Kust see nüüd siis on, et rakett enam ei ole, nüüd on järgmiseks aastaks ründevalmis. No ei klapi need jutud. Tähendab, me nüüd ei arvusta need inimeste seisukohti absoluutselt, vaid lihtsalt osundame sellele, et need ei lähe kuidagi moodi omavahel lihtsalt kokku, ei klapi. Aga kui ei klapi, siis hakkavad inimesed mõtlema. Mõtlemine, no riiklikus mõttes ei ole kuigi hea. Siis kui inimene hakkab mõtlema, mõtestama, siis mõningad asjad tunduvad talle kahtlasemana, mõned asjad tunduvad meeldivamana. Ja siis võib-olla need kahtluste koha pealt ongi kõige hullem, et äkki ei usugi igat asja, mida talle enam räägitakse. Kas siis lõpuks on sõda tulemas või ei ole sõda tulemas, peame kartma või ei pea kartma, no olgu. Hugo Rait-May ütleb niimoodi, minuga juhtunu on õpiku näide arvamuskiusus meie ülikoolides, aga võtta see on nüüd tähelepanuväärne, see on hea artikkel iseenesest. Ja tore, et Postimees võttis selle avaldada. Ja ta ütleb niimoodi, esmalt pean adresseerima Tartu Ülikooli kommunikatsiooniteaduste ja nooremlektori Kaspar Kruubi minu suunal tehtud kriitikat Facebookis, mis keskendus 3 punktile. Esiteks olevat minu arvamuslugu olnud intellektuaalselt nõrk, ignorantne ja F-i vääriline. Teiseks süüdistas ta mind üliõpilase esindaja staatuse poliitilises kuritarvitamises. Kolmandaks leidis Kruup, et oma artikliga ründasin ma oma üliõpilaskonda ning õhutasin vaenu ülikooli vastu. Huvitav on siin minu meelest, selline asi, et noorem lektor, Tartu Ülikooli noorem lektor võtab endale süüdistada üliõpilast, kes julgeb oma arvamusega välja tulla ja riputab talle otsekohe sildid kaela. Poliitiline kuritarvitamine, ründan üliõpilaskonda ja õhutab vaenu ülikooli vastu. Mitte midagi taolist tegelikult olnud ei ole. Nii et noorem lektor võtab taas mingisuguse seisukoha, mille ta ise välja mõtleb ja siis hakkab sellega võitlema. Huvitavad sellises akadeemilises või kunagi akadeemilises seltskonnas nagu Tartu Ülikool vaieldamatult. Seda kuni, no ma ei tea, veel 10 aastat tagasi vast midagi oli jäänud, aga on tänaseks päevaks langenud sellisesse seisu, kust välja ronida on üsna keeruline. Olgu, nüüd Kristina Kallasest veel, katsuge ära tõlkida. Intervjuu, Kristina Kallas tunnistab muret, veel kord. Kristina Kallas tunnistab muret, kuidas jätkub eestikeelsele koolile üleminek pärast valimisi. Muret, öeldakse muret mille üle, mille pärast, ei, seda ei ole. Kuidas jätkub eestikeelsele koolile, missugune on eestikeelne kool, kus räägitakse põhiliselt eesti keelt või äkki toimub õpe seal koolis eesti keeles või mida pärast valimisi. Mis on siin see teema, millest jutt käib, reema, mida öelda tahetakse ja anareema, mis jäetakse ütlemata. Reema ehk mida öelda tahetakse on see, et kui mina kaon ära, siis olete te suures jamas. Peale minu ei ole teil mitte kedagi, kes üldse siin millegiga hakkama saaks. Nii, ja nüüd haridusministeeriumist. See on, ma pakun välja nüüd kõige täna räägitu selline kvintessents. Haridusministeeriumile tehti ettepanek tunnistada Tartu rahu aastapäev
riigipühaks. Muinsuskaitsjatele saatis vastuse ei keegi, ministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson. Ministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja ja ütleb niimoodi. Eesti riik ehk Tartu rahu, hakkame otsast peale, et ei oleks mingit küsimust. Eesti riik ehk Tartu rahu ei pruugi kõikidele elanikkonna gruppidele ühtviisi meeldida. Tartu rahu ehk Eesti riik, tähendab Tartu rahu ongi Eesti riik või mis asi. Eesti riik ehk Tartu rahu ei pruugi kõikidele elanikkonna gruppidele ühtviisi meeldida. Seda ütleb keelepoliitika osakonna juhataja. Ei peagi meeldima. Ei olegi ette nähtud, et kõigile meeldib. Uskumatu, aga selline isik, ta töötab haridusministeeriumis, aga sobib Kristina Kallasele. Ju siis. Ja ei ole võimalik, aga võib-olla on võimalik. Ma ei välistaks mitte midagi, et saadab osakonna juhataja sellise teate välja ja mitte keegi ei loe seda läbi ja kui loeb, siis ei leia siin mitte midagi imelikku. Tähendab, see on nüüd Eesti alustalade, riiklike alustalade kallale minek. Ei rohkem ega vähem, aga ja ta lisab veel, et võib mõjuda keeruliselt. Tartu rahu võib mõjuda keeruliselt. Tähendab, siin puudub, aga olgu. Andrus Merilo seevastu teatab rõõmsalt, millest äsja oli juttu, Kaitsevägi on võiduks valmis. Jääb üle ainult ära vormistada. Kas selleks on mingit lahingutegevust ka vaja või ei ole vaja või kus see toimub, see ei ole üldse tähtis, aga Kaitsevägi on võiduks valmis. Võib medalit rinda liputada, preemiad välja kirjutada ja loomulikult keegi ütles Eesti Kaitseväe kohta kunagi. Ja kõige selle taustal jääb mulje, et võib-olla tõepoolest, et tal oli õigus, kui ta ütles, et Eesti Kaitseväes sõltub sinu karjäär põlvejälgedes sügavusest ülemuse saapaninade ees. Nii et võtke, kuidas tahate. Piltuudis Elar Niglas rääkis Pariisis mõttekaaslastele EKRE poliitilisest kommunikatsioonist. See on nüüd EKRE lehest võetud, aga poliitiline kommunikatsioon. Mis asi see nii selline on? Ei tea. Ju vist on siis Elar Niglas, kes teab. Ei ole õnnestunud küsida. Igal juhul ei õss ega muud teadmikud mingisugust sellist sõna välja ei paku. Kliimaministeeriumi kantsler ütleb meile. Ajalugu õpetab, et kriisi ajal saab naftasõltuvusest jagu tuule, jalgrataste ja tuumaenergiaga. Ajalugu õpetab. Ajalugu pikk, juba kreeklased teadsid, et jalgratas ja aatom on see ja tuul, mis eriti hästi teadis seda asja Cervantes, surematu Don Quixote, kes võitles tuulevõskitega, tema oli ka selle suure rohepöörde vastane. Kindlasti ütleb AI, et siin on mingisugused alged olemas, aga AI juurde me kohe varsti tuleme ka. Ja ta ütleb niimoodi, Hormuzi väin on olnud USA, Iisraeli, Iraani konflikti tõttu. Panete nüüd tähele, USA, Iisraeli, Iraani konflikt. Me võime teise maailmasõja kohta öelda, aga see oli lihtsalt riikide vaheline konflikt ja ei enamat. Aga olgu, maitse asi. See konflikti tõttu sisuliselt suletud või väga piiratud läbilaskega alates veebruari lõpust ehk praeguseks umbes 70 päeva. See on põhjustanud maailma ajaloo ühe suurima naftatarnete katkemise. Naftatarned, kallid sõbrad, ei ole katkenud. Nad on lihtsalt kulgenud teisi marsruute pidi. Osa on võtnud sellest ka hoopis teised tegijad, kes ei peagi oma naftat läbi Hormuzi väina toimetama. Teile teadmiseks näiteks Venemaa, kellel on täiesti ükskõik, mitte ei ole ükskõik, kas Hormuzi väin on suletud või mitte.
mida pikemalt see suletud on, seda suuremaid naftatulusid saab Vene riik sellest. Sellepärast, et tema toimetab oma naftat hoopis teisi kanaleid pidi ja Hormuzi väin ei ole tema jaoks mingisugune näitaja. Aga kliimaministeeriumi kantsler ütleb meile, et naftatarned on katkenud. Kui nad oleks katkenud, siis ei oleks ilmselt ka meie tanklates enam ammu mingisugust kütust olemas. Võib-olla mingitest reservidest ehk oleks ja nende reservide kohta nii palju, maailma reservide kohta, vähemalt Bloombergi üks uudis ütles niimoodi, või sellest anti teada, et sellise kriitiliselt väikse varuga pole maailm enam tükk aega silmitsi seisnud. Nii et päris raske. Muidugi on Moskvas seltskond, kes vaikselt itsitab pihku. Nii et kellele kasul. Joosep Vimm ütleb meile niimoodi. Isamaa juhitud Viljandi linnavalitsus keelas ära Pride'i lippu. Selline näeb välja konservatiivne ja vabadusi piirav Eesti. Mis asi on nüüd, kui on Pride'i lipp 1. juunil lastekaitsepäeval, on ära keelatud, siis on see vabadusi piirav Eesti. Ei, see on Viljandi linn, vabandust, mis piirab, see ei ole Eesti. Viljandi linn, jah, paikneb küll Eestis, aga see ei käi terve Eesti kohta. Lahmitakse. Konservatiivne, selleks ei pea olema konservatiiv, selleks peab olema lihtsalt normaalne inimene, normaalsete vaadetega, normaalsete arusaamadega maailma toimimisest. Ja nii lihtne see ongi. Ja muidugi seal võeti ära ka mingisugusel hetkel Ukraina lipp, kuna tegemist, Ukrainaga ei ole Viljandi linnavalitsusel tõepoolest mitte mingisugust pistmist. Kui mõni kedagi tunneb või veel midagi, hiljem pandi sinna kuskile teise kohta ja ka seda nimetatakse konservatiivsuse mingisuguseks supernäidiseks. Aga Viljandi linnajuhid on valitud Viljandi linna elanike poolt ja kui nendel elanike tahe on sellisel viisil väljendatud, mis saab kellelgi Vimmil siin selle kohta ütlemist olla. Mine pane ise oma lipp kuskile üles, tunne selle ümber mõnu, kogu mõttekaaslased ja mitte keegi sulle ei keela seda kuskil tegemist. Aga jah. Nii, läheme edasi. Tasub tõsiselt võtta neid hoiatusi, mida Isamaa oma valitsemisstiili kohta kohalikul tasandil praegu kannab. Muide, Joosep Vimm tuleb välja, on linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees. Ja ta nii palju lisaks veel, et ta on õppinud rahvusvahelise poliitilise ökonoomia erialal. Paul Lõkk tuleb mulle meelde, oli üks väga huvitav distsipliin, mida nõukogude ajal eriliselt viljeldi. Ja poliitiline ökonoomia on igal juhul poliitiline. Et aga sotsidele kui sobib, siis olge lahked. Tuletame meelde, et tegelikult teadus kui selline, see ei sõltu riigikorrast. No sapipõis on sapipõis igal juhul, olgu võimul kas Ilduce, Ho Chi Minh või ükskõik kes. No isegi Kaljulaid, palun väga. No sapipõis on ikka sapipõis. 2+2 on ikka 4. Muidugi on teatud tingimustes võimalik küsida, et viisakalt ja vaikselt muidugi, aga palju teil vaja oleks. Nii. Financial Times ütleb niimoodi. Euroopa valmistub Ukraina heakskiidul ise Venemaaga läbi rääkima. Alles hiljaaegu olid ju meie välisministri ja akadeemik Tsahkna ja veel mitmete teiste väljaütlemised selle kohta, et ei ole siin midagi läbi rääkida. Mingid läbirääkimised diktaatoriga ja Euroopa uue Hitleriga ja mingeid läbirääkimisi ei tohi olla. Mis nüüd siis juhtunud vahepeal on? Et Euroopa hakkab ise läbi rääkima või? Aga kus siis nüüd see meie akadeemik jäetakse? Või ei ole see akadeemikena nii oluline? Kristjan või Kaja Kallas, kus see on jäetud? Ei tea, ei ole teada, sellest ei räägita mitte midagi. Tulipunkt, Anette Nordman annab meile teada, on viimane aeg kollektiivselt oma emotsioone kontrollima õppida. Vaat see on nüüd midagi, mida psühholoogiat, sotsiaalpsühholoogiat või sotsioloogiat, psüühilisi protsesse natukenegi toimiv inimene, ma arstiteaduse tudengitest
või selle lõpetanutest psühhiaatritest üldse ei räägigi. Kui tuleb välja, on võimalik kollektiivselt oma emotsioone võimalik kontrollima õppida. See tähendab, tuleb kollektiiv kokku, nüüd oleme rõõmsad, nüüd oleme vihased. Kollektiivselt palun, nii sina Mart, miks pärast sa ei itsitanud, kui me praegu ütlesime, et kollektiivselt on miski asi naljakas ja nii edasi. Miks on vaja seda ignorantsust kõikidele vaatamiseks ja irvitamiseks välja liputada? No ei saa aru, aga võib-olla see on see tase ja võib-olla on ka see, et kedagi tegelikult ei huvita, mida see tähendab, mida siin kirjutatakse, vaadatakse, no jälle millegi. Juhtkiri oli ka muide, tähelepanuväärne, see oli Delfis jälle muidugi. Juhtkiri, Viljandist ei tohiks saada Eesti tagurluse pealinn. Eesti tagurluse pealinn ei tohi Viljandiks saada, aga tundub niimoodi, et see süvariik, niinimetatud süvariik on otseses ühenduses kuidagi moodi selle Delfi ja Päevalehe seltskonnaga. Tundub vähemalt kirjutiste stiili järgi, et see ei ole AI, mis seda välja mõtleb, sellepärast, et see on selline pritsiv, lahmiv ja tegelikult üsna saamatu, naiivne ja kui tahetaks mingisugust propagandat, agitatsiooni teha, siis võiks see olla professionaalne kõigepealt. Aga sellisel puhul inimesed ainult irvitavad selle üle ja oma eesmärki kahtlemata ei saavutata. Peetri Pilk ütleb niimoodi, keegi Ranno Sõnum ütleb, Moskoovia märgistas punamonumentidega oma territooriumit. Ei ole territooriumi. Territoorium on seminartüüpi sõna ja akusatiivis ehk osastavas, ainsuse osastavas on ta ministeeriumi, süüdistas ministeeriumi, tähistas, märgistas territooriumi, no nii palju võiks olla. Ranno Sõnum on, muide, Sõnum on perekonna nimi, on noorem teadur ja ma lihtsalt huvi pärast hakkasin vaatama, et teadur, no mis asi see on? Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV autorisaates Peetri Pilk analüüsib Peeter Espak eelneva nädala uudiseid ja arutleb saatekülalisega aktuaalsetel teemadel. Selle nädala saatekülaline on Eesti Sõjamuuseumi teadur Ranno Sõnum. Ranno Sõnum on magistrant. Ta ei olegi isegi veel magister, aga juba teadur. Tõnu Andrus Tanneberg, Eesti Vabariigi aegsete ohvitseride represseerimine 1950. aastal, sellega ta on tegelenud Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut. See tasub nüüd natukene, natukene terpentiini sellele veritsevale hemorroidikesele. Mul hakkas tõsiselt asi huvi pakkuma ja ma pakun selle nüüd teilegi välja. Nii, ma küsisin AI käest, nüüd siis AI pädevusest. Mis asi on, ma tsiteerin sellepärast, et muidu keegi võib öelda, et ma midagi mõtlen välja, panen juurde, nii ei ole ju võimalik, et AI, meie vaieldamatu autoriteet, kõige teadja, kõige täpsem teadja, teab ju kõike. Nüüd, minu küsimus. Mis vahe on teadlasel ja teaduril? Ma lähtusin sellest, et tegemist on antud juhul noorem teaduriga, kes ei ole isegi veel magistrant ja loomulikult meie teadusele veel midagi puht füüsiliselt ei saa olla andnud. No liiga noor. Ja nüüd vastus. Eesti keeles on neil sõnadel väike, kuid oluline vahe. Teadlane, üldisem mõiste inimese kohta, kes tegeleb teadusega. See rõhutab pigem inimese rolli ja staatust teadusmaailmas, näiteks Einstein ja nii edasi. Teadur, ametinimetus või töökoht teadusasutuses ülikoolis. See tähendab inimest, kelle amet on teadustöö tegemine. Amet on teadustöö tegemine. Eestis on see üsna konkreetne akadeemiline ametikoht. Näiteks ta töötab ülikoolis vanemteadurina.
noorem teadur osaleb projektis lihtsustatult. Iga teadur on tavaliselt ka teadlane, aga iga teadlane ei pea olema ametlikult teadur. Näiteks võib pensionil professorit või iseseisvat uurijat nimetada teadluseks, kuigi ta ei tööta enam teadurina. Mida? See on sulaselge demagoogia, millegiga tegelemine ei tee kellestki veel teadlast. Tulemuslikkusest pole ju juttugi. Nüüd vastab AI. Oi jaa, sul on täiesti arusaadav point. Sõna teadlane kasutatakse vahel liiga lõdvalt. Keeleliselt ja sisuliselt on siin tõesti pinge olemas. Traditsioonilises ja rangemas mõttes tähendab teadlane siiski inimest, kes on andnud arvestatava panuse teadusesse. Loonud uut teadmist, mitte lihtsalt tegelenud teadlusega. Tegelenud peab olema. Seetõttu kõlab paljudele veidralt, kuid iga grantiprojektis osalejat või doktoranti automaatselt teadlaseks nimetatakse. Samas tänapäeva institutsionaalses keeles kasutatakse teadlast sageli laiemalt. Inimene töötab teaduses, teeb uurimistööd, avaldab artikleid, järelikult nimetatakse teadlaseks. Teadur on seevastu palju konkreetsem ja vähem pateetiline. See on ametikoht, inimene on palgal uurimustöö tegemiseks, sõltumata sellest, kas temast saab kunagi näiteks Isaac Newton või Marie Curie. Nii et sinu kriitika kõlbab või tabab üsna hästi üht tänapäevase keelekasutuse nõrka kohta. Teadur kirjeldab ametit, teadlane võiks rangemas mõttes tähendada juba saavutatud teaduslikku kaalu või loomingulist taset. Praktikas kasutatakse sageli kattuvana. Mina ütlen, üha jaburamaks läheb, töötab teaduses, kus ta siis tegelikult töötab. Töötab tuletõrjes, mis ta on tuletõrjuja siis või? Töötab lennunduses, on lendur või? Seal on veel igasuguseid. No, läheb. Nüüd ütleb AI. Jah, tõsi, siin tulebki välja tänapäevase bürokraatliku keele hägusus. Töötab teaduses on üsna udune väljend. Inimene võib töötada ülikoolis või instituudis või väga erinevates rollides. Sisuliselt oleks täpsem eristus näiteks selline. Teadur, inimene, kelle amet on uurimistöö tegemine, see on ametinimetus nagu õpetaja, insener või arhivaar. Insener muide ei ole ametinimetus. Teadlane on inimene, keda peetakse teaduse loojaks või oluliseks edasiarendajaks. See ei tegi automaatselt töölepingu põhjal. Seetõttu võibki sinu loogika järgi noorem teadur olla lihtsalt teadustöötaja, aga mitte veel teadlane selle sõna tugevamas tähenduses. Umbes nagu iga luuletav inimene pole veel poeet, igal pintslihoidja pole veel maalikunstnik. Ja nii edasi. Nüüd küsin mina, teadustöötaja, mis keelevärd see selline veel on? Teadustöötaja, ütleb. No, kes on teadustöötaja? Saan aru, miks see kõrva riivab. Teadustöötaja on tõesti üldse kantseliitlik ja kohmakas liitsõna. Tüüpiline administratiivne keel, kus püütakse kõik inimesed mingi neutraalse kategooria alla paigutada. Eesti keele loomulikumas tunnetuses olid vanasti selgemad ja elavamad sõnad. Õpetlane, teadlane, uurija, õpetatud mees, õpetatud inimene. Ma lisaks sinna juurde ka veel haritlane. Teadur on ise tegelikult üsna korralik eesti sõna. Lühike, selge, tuletatud nagu uurija, uurur. Teadur, teadma teadus. Aga teadustöötaja kõlab tõesti nagu otsetõlge nõukogulikust või bürokraatlikust registrist. Mina küsin edasi. Üsna korralik eesti sõna, kelle määratlus see on? Milline on täiesti korralik eesti sõna? No see on minu poolt liiga hinnanguline sõnastus. Korralik eesti sõna võib tähendada erinevaid asju. Nii et võib tähendada, ütlen uuesti, ajad häma ja kogu aeg end ümber sõnastades, sihiks ainult enda õigustamine. Sul on õigus selles, et ma liikusin vahepeal kirjeldavalt normatiivseks ja tagasi ega hoidnud kindlat joont. Ja nii edasi, nii edasi. See tähendab, et tal pole mitte mingisugust oma seisukoht, võib nii, aga võib ka naa, aga võib ka kolmat moodi, aga siin on tegelikult mängus ei miski muu kui see samane neurolingvistiline programmeerimine,
mille abil muudetakse inimese teadvust. Ja nüüd ongi see AI suures hädas, kui talt küsitakse midagi konkreetset, siis midagi konkreetset tal pakkuda ei ole. Ja ta hakkab end sinu poolt pakutu ümber mängima ja hakkab endale vastu vaidlema just mida ta äsja ütles. Ta lükkab selle ümber ja pakub välja hoopis midagi muud, oodates, et äkki see uus ja välja pakutu sobib. Ja siis, kui sa nõustud, no näed, jõudsimegi ühisele arusaamisele ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd on ainult üks koht on veel, mida ma sellega seoses tahtsin teile välja tuua või esile tuua. Kui kõik arvavad, et see neurolingvistiline programmeerimine, kõik selline asi on päris mingisugune umbluu, mida siin välja mõeldakse, tegelikult ei ole, see on üsna pikk ja teadus, ehkki teadusajakirjandus ja teaduskirjandusest ja selle kohta eriti palju ei leia ja miks ei leia, sellepärast, et see on selline poolavalik teave ja seda kasutatakse põhiliselt passidega manipuleerimiseks ja sellega on seotud väga suur hulk inimesi tõepoolest teaduse kõige kõrgemal tasemel. Ja nüüd on üks selline teade ka, kasutan jälle paberit. 2023. aastal kirjutas Hollandi kuningliku mereväe komandör ja NATO ühendsõjakeskuse strateegilise kommunikatsiooni ja infooperatsioonide ekspert Cornelis van der Klauw, ma ei ole häälduses päris kindel, aga Van der, see viitab tema Hollandi või madalmaade päritolule. Ja ta kirjutas sellise artikli nagu kognitiivne sõjapidamine. Ja ütleb niimoodi, põhjus, miks kognitiivsed rünnakud jäävad sihtmärkidele märkamatuks, on see, et kognitiivsed tegevused mööduvad teadvusest, pange tähele, mööduvad teadmisest ja on suunatud otse inimese alateadvusele. Tegelikult on alateadvuses peamine sihtmärk amügdaala. Amügdaala, see on mandeltuum, mis on peas ja kust lähevad otse käsud, ühesõnaga impulsid teistesse ajuosadesse, mis teadvuse määravad. Nii et see on, uskuge, üsna peenike värk ja paljud ütlevad selle kohta, see on ka mingisugune jama, et ei ole niisugust asja ei ole olemas ja kus juures need, kes sellega tegelevad, on selle arvamusega igati rahul. Ei ole. Olge täitsa rahulikud, mingit niisugust asja ei ole, aga tegelikult tegeldakse sellega kogu aeg ja sellega muudetakse masside teadvust ühes sellega arusaamist ja sellele järgnevad käitumismustrit. Nii et kas sellest tuleb lambakari või iseseisvalt mõtlevate inimeste mingisugune kogum, teie valik, aga sellega tegeldakse. Neutraalset nanotehnoloogiat saab kasutada nanosuuruses robotite neuronile ja vereringe kaudu lähedale toomiseks ja otse inimaiu sukelduda või tähendab sinna sisse viia ja need lähevad ajus tegelikult toimivatest piduritest ja valikutest mööda otse alateadvusesse. See ei ole umbluu, praegu te võite selle artikli üles otsida. Ma ei tea, kui põhjalikult seal selles töös teda täies ulatuses vist ei olegi võimalik kätte saada, aga nii on. Ta jätkab. Kuigi teised valdkonnad võivad pakkuda taktikalisi ja operatiivseid võite, on inimtegevus ainus valdkond, kus saame saavutada täieliku võidu. Klauw kirjutas oma artikli ajal, mil Euroopa Liit liikus inimese ajutegevuse kaugjuhtimist võimaldavate neurotehnoloogiate salastatuse kustutamise suunas ja ilmselt seetõttu oma palvel 9. detsembril 2023 avaldas Euroopa Parlament pressiteate, millest teatas, et on saavutanud Euroopa Liidu nõukoguga poliitilise kokkuleppe seaduseelnõu osas, mille eesmärk on tagada tehisintellekti ohutus Euroopas, põhiõiguste austamine ja demokraatia. Kavandatud seaduseelnõu eesmärk oli keelustada tehisintellekti süsteemid, mis manipuleerivad inimese käitumisega, et hiilida mööda tema vabast tahtest. Aga nimetatud süsteem tema vabast tahtest just mööda hiilibki. Huvitav, et sellest ei ole, see on Euroopa Liidu tasemel dokumendid ja sellest võinuks ju siin ka mingisuguses väljaandes ju juttu teha,
aga vot ei ole kuulnud. Meil on oluliselt palju tähtsam see, et kas LGBT lipp on 1. jaanuaril või 1. juunil Viljandi linnas lubatud ja kuidas ikkagi selle LGBT paraadiga on ja kas Brigitte Susanne Hundil on Toomas Hendrik Terrasega mingi uus afäär käsil või ei ole ja on vahetatud hoopiski mingisuguse uue onkli vastu ringi. Või on äkki hoopiski olukord selline, et praegu nii süda kui ka kõik muu kehaosad, organid on täiesti priid ja ootavad uusi vallutusi. No ma läksin võib-olla natuke liiga, aga olgu. Naise keha mõnitamine pole kuidagi normaalne, spordijuhid mõistavad Tõnis Sildaru käitumise hukka. Vaadake nüüd, kui see on tõesti spordijuhtide poolt kirja pandud, siis keda te mõnitate? Siin on naise keha mõnitamine. Ega keha ei mõnita keegi, mõnitatakse inimest. Mõnitatakse inimest, kas tema väljanägemise, kas tema mingi kõnnaku, kommete, keelepruugi, ükskõik mille alusel, kuid mõnitatakse inimest, mitte inimese keha. Et sellest võiks natukene aru saada. Nüüd jällegi keelepruugist. Me oleme korduvalt rääkinud, et politseis on ju tööl mitmeid kindlasti toredaid kommunikatsioonispetsialiste, kes võiksid need teated üle vaadata. Nüüd õnneks on kurjategijad või narkokaupmehed kindlasse kohta paigaldatud, aga kuidas seda kirjeldati, võt selles on küsimus. Reedel veidi enne kella 5 kasutasid Ida prefektuuri kiirreageerijad Narva-Jõesuus narkokuriteos kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja pidasid 2 meest kinni. Politseioperatsiooni käigus toimus Tallinna-Narva maanteel avarii, millest said viga 3 kiirreageerijat ja 1 liikleja. Kas siis kiirreageerijad ei olnudki liiklejad või? Nad olid ju ka liiklejad, kes sõitsid ühes autos, aga nüüd tuuakse välja, et ühed on kiirreageerijad ja teised on, ja teine või see teine pool, see on tituleeritud liiklejaks. 4 inimest said ju kokkuvõttes viga, nii võikski selle kirja panna, 3 politseinikku ja 1 tsiviilisik. On see keeruline? Ei ole ju kuigi, aga 3 kiirreageerijat ja 1 liikleja. Nüüd aasta eurooplasest. Aasta eurooplane 2026 on Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. See tekitab mitmeid küsimusi. Aasta eurooplane kõigepealt, kes on aasta eurooplane? Kas keegi on sellest konkursist midagi kuulnud? Aga olgu. Kandidaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juht Siim Tiidemann, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, DEFSEC-Inteli asutaja ja tegevjuht Jaanus Tamm, Välisministeeriumi asekantsler Miina-Liina Lind, Vabaühenduste Liidu juht Triin Toomesaar, Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor asetäitja Urmo Merila ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Sank-Lukas. Kas keegi teab nendest isikutest midagi? Martin Šmutovit vast on kuulnud, ta on Õhtulehe peatoimetaja, aga teistest. Millal see konkurss, mis asi? Tiitli saaja valis rahvas välja 9. aprillist kuni 5. maini kestnud rahvahääletusel. Kes teab sellest mingist rahvahääletusest, mis on toimunud ja rahvas on välja valinud Jonatan Vseviovi? Sellest võib järeldada ühte. Jälgime nüüd tähelepanelikud, mis hakkab saama Jonatan Vseviov ja millisele ametikohale hakkab ta õige peatselt kandideerima. Tundub, et teda valmistatakse lihtsalt ette ja valmistatakse ette ka ühiskonda selleks, et talle pakkuda välja, miks mitte Eesti Vabariigi presidendi ametikohta. Tundub, et midagi on temaga teoksil. Muidugi, mis tundub iseenesest võrdlemisi kummaline, arvestades perekondlikku päritolu ja kas Lazar Vseviov kuulub näiteks Eesti rahva kangelaste hulka, on üsna küsitav. Aga olgu, jääme või selle koha pealt jälgima, mis
kus ametikohal ta peatselt maanduda võib. Juhtkiri, medalisära tagant vaatab ebainimlikkus. Medalisära tagant vaatab vastu ebainimlikkus. Nüüd on siis titilleeritud niipea kui medalisära on otsekohe ebainimlikkus ja keegi Martin Laine tundub, ta oleks nagu mingi vaimust vaevatud või mis tal lahti on, aga igal juhul stiil meenutab 1950 Nõukogude Liit. Martin Laine ütleb niimoodi, spordieliit, ühiskond ja isegi ajakirjandus on asunud perverssel kombel ülistama vägivalda kui edu alust. Mitte kuskil ei ole keegi õigustanud vägivalda. Mitte keegi ei ole kuskil rääkinud vägivallast kui edu alusest. Mitte kuskil, mitte keegi. Vähemalt ei ole lugeda olnud. Aga nii ta väidab. Järjekordselt kuskilt on võetud mingisugused väljendid, kuskilt on mingisugused sõnaühendid võetud. Neid on pakutud, et ilmselt niimoodi on olnud. Pakutakse tõe pähe ja hakatakse selle välja mõeldud tõega siis usinalt võitlema. Ja tehakse seda üsna tatisel viisil, vabandust väljenduse eest. Aga see jätab tõesti selline, mul tuleb ühiskonnaõpetuse õpik meelde 10. klassist, kus oli, mis asi oli parasiitlus või huligaansus. Üks nendest oli, et kus kapitalistide mingisugused jätised lakkuvad mäda roiskuva mingisuguse kapitalismi haavadelt või no, midagi taolist. Ja need kirjutused meenutavad täpselt stiili ja sõnavara valiku poolest täpselt neid samu kirjutusi. Aga no, maitse asi. Ühiskond, spordieliit ja ajakirjandus on asunud siis ülistama vägivalda. Ei ole kohanud. Nii, spordijuhid mõistavad Tõnis Sildaru käitumise hukka. Tundub, et siin on rehabiliteerima asutud ka Kersti Kaljulaidi. Väga paljudel juhtudel Kristjan Michal on ka pakkunud teda ju suisa presidendi kandidaadiks välja. Aga nüüd ma olen aastate jooksul kogunud Kersti Kaljulaidi väljaütlemisi. Neid on väga palju. Aga ma loen teile mõned ette kommentaarideta ja kuidas see teile meeldib. Mis mulje jätab see teile inimesest, kes niimoodi mitte ainult ei mõtle, vaid ka oma mõtteid valjult, kas kirjalikus või suulises kõnes ette kannab. Niisiis tähelepanu. Kersti Kaljulaid. Ilma õmblusteta ühiskond tuleb meil endil kokku õmmelda. Hea mõte. Ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla. Mis ma ei tea. Küll aga avaldas Kaljulaid arvamust, et ütlus Sildaru hõbe päästis Eesti jaoks olümpiamängud on igapidi vale. See on veider küsimus. Ma olen kogu aeg öelnud, et olümpiamedali võitmine on suhteliselt ebatõenäoline. Aga kui sa lähed olümpiale vähem kui 10 medalilootusega, on ka hea, vastas Kaljulaid Delfi ajakirjanikule. Kersti Kaljulaid. Julgeoleku arutelud on hulga asjalikumad kui murelikud arutelud laste arvu vähenemise üle. Kersti Kaljulaid. Kui USA kindralitega rääkida, hakkavad nad kohe Euroopa ees vabandama. Kaljulaid ütleb, spordijuhtimises me ei saa omale lubada, et me ei räägi ega vaidle. Kuigi sport oma olemuselt ei ole demokraatlik, siis spordi juhtimine peab olema väga demokraatlik ning spordi loomust ei saa ebademokraatliku juhtimise juures kasutada ettekäändena, kuna selles süsteemis puudub edasiminek. Vaat nii. Kersti Kaljulaid. Autokraat või tehnokraat? Jah, ma ei ole spordispetsialist. Küll aga olen kirglik vaidleja. Kliimapoliitikast oleme teinud õigeid otsuseid, aga tervikuna paistab asi väga halb.
Kersti Kaljulaid Riigikogu infotunnis. See on nädala parim huumorisaade, aga ma ei taha, et ta on selline. Tulevane ajakirjanik Kersti Kaljulaid, elekter oligi põhjendamatult odav. Kaanelugu. Enne ja pärast Kersti Kaljulaid. Nüüd olen puhtalt mina ise. Eesti peab hoidma kõrgel lääne võitlusvaimu Venemaa vastu. Eesti hoiab. No. Kersti Kaljulaid. Ukrainlaste aitamine peab olema jätkusuutlik. Mida see tähendab, ei tea. Meie probleemide juurpõhjus riigikorralduses on see, mis juhtub täna meie parlamendiga. Kersti Kaljulaid ütleb. Teeme ära rohepöörde, lõpetame viiruse valitsemisaja ja segregatsiooni koolisüsteemis. Kui pärast selgub, et ma eksisin niipidi, siis niipidi on alati parem eksida kui teistpidi. President Kaljulaid New Yorgis. Rohepööret süüdistavad Eesti poliitikud hoiduvad vastutusest. President Kaljulaid EFTA galal. Eesti film on suurem kui Eesti riik. Ja Kersti Kaljulaid esmakordselt avameelselt soolisest võrdõiguslikkusest. Üksikemad tahavad ka käia komandeeringus ja see ei peaks olema okei. Kersti Kaljulaid ütleb, sellist poliitilist kapitali nagu mul on, ei saa niisama minema visata. Intervjuus Marku Kaljuveerile. Esindasin seal Tokyos tervet Euroopat. Euroopa teadis ka ei tea või, aga noh. Kersti Kaljulaid Kuumeas Tokyos. Muretsen hakkame otsast peale. Muretsen Nurme ja Fosti pärast, sest jooksin ka ise hommikul 7 kilomeetrit. Kaljulaid. Saame Valgevene rahvast aidata vaid siis, kui meie silmad on neile lähedal. Võidupüha kõne, Kersti Kaljulaid ütleb. Peame jälgima, et idanaabri tänavused suurõppused ei kasva üle millekski enamaks. Kersti Kaljulaid ütleb. Mul on väga selge plaan. Minust saab president, kui ma ei ole enam Eesti Vabariigi president. Panete tähele, ta ütles seda siis, kui ta veel ei olnud Eesti Olümpiakomitee president. Ja ta ütles, kordan, mul on väga selge plaan. Minust saab president, kui ma ei ole enam Eesti Vabariigi president. Plaan oli juba siis vist. See meeldis mulle. Paljud inimesed olid pettunud, sest ootasid juhtnööre, kuidas käituda ja teadmist, mis juhtub 3 nädala pärast. Mina leidsin sealt aga teadmise, kuidas üksikisik, kes on näiteks ettevõtte või organisatsiooni juht, saab käituda teatud riskide korral. Kersti Kaljulaid ütleb, peaksime murdekeeltele rohkem tähelepanu pöörama. Kas ta teab mõnda? Ei. Kersti Kaljulaid, minu riik on mind 3 korda kutsunud ja ma olen jah öelnud. Kas oli mees või abielu või mis, ei tea. President Kersti Kaljulaid ütleb, uus aasta tuleb uue, teaduslikult põhjendatud ja hoolikult kontrollitud lootusega. Tehisintellekt ja inimaju kaugjuhtimine. Kaotate oma mõttevabaduse, aga ärge muretsege, te ei saa sellest isegi aru. Ma kujutan ette, et nende heade mõtetega võiks tänaselt päevast ka lõpetada. Tuletame veel kord meelde, et täname kõiki, kes meid on toetanud rasketel ja veel raskematel hetkedel. Loodame, et teid tuleb rohkem ja loodame, et Margus saab veelgi teinegi kord ise siia ka esinema tulla, teiega juttu ajama. No ja mis lõpetuseks? Lõpetuseks on nii, et meie püha sõda loomulikult läheb edasi.